Tšauka, mina taaskord siin ja ma tean, et ma pole väga mu kaamerat kätte võtnud ja filminud, aga nüüd on väga hea põhjus, miks ma teen seda. Et ma lähen väiksele sellisele turismireisile, lähen seekord siis Poola Krakowisse ning proovin siis kõike üles filmida ja jagada oma mõtteid ka reisi kohta ja Krakowi kohta, et sügis on praegu käes ja ma usun, et Krakowis on ka väga ilus sügisel ning nüüd 2 tunni pärast umbes ongi aeg lennujaama minna ja siis ma arvan, et näeme juba Poolas. Nii, me jõudsime oma Krakowi majutusse. Tee siia oli küll natukene selline keeruline, kuna ma oleks oma teisest lennust ära pealt maha jäänud. Seal käis see last call ja me reaalselt jooksime, kuna esimene lennuk siis hilines natuke. Ja issand jah, see tõmblemine ja jooksmine ikka on väga ära väsitanud. Aga majutus siin on väga ilus. Kõik väljas meil pime ehk väljast ei näe, milline linn välja näeb, aga ma homme või mingi päev siis teen ka selle room touriga. Aga igatahes majutus on tõesti väga-väga ilus. Nii kätte on jõudnud teine päev. Me hetkel oleme siin, me käisime söömas ära ja siis me oleme ühe vanima, või ongi vist Poola või isegi Krakowi vanime sünagoog. Käisime sees ära, sai natuke uut infot juutide kohta ning edasi me jalutame siin juudi linna osas siis ja vaatame, mida ägedat veel näeb. Mu juuksed on veits lappes, hääl on natuke kare. Ma ei tea, ma pole vist täielikult nagu terveks saanud, aga täna on siis 3. päev. Eile jalutasime seal juudi kvartalis ning õhtul me tulime üsna vara koju ja ma ei tea, me lihtsalt mängisime kaardimänge ja proovisime varem magama minna. Ja siis täna on plaanis minna vanalinna. Veits vihmane on, aga nii hullult ei saja, et siis saab seal ka ringi jalutada ja vaadata, mis siis seal toimub. Ja täna on ka pigem selline jalutamise päev. Nagu eile vist oli mingi 17 000 sammu sai kokku, et päris hea. Ja täna on tõesti sama. Aga vaatame siis täna vanalinnas ringi.
Tulime siia Harry Potteri söögikohta kohvikusse ja tellisime kõik endale need karamelliõlled. See on hästi mõnus hubane koht. Nüüd praegu nüüd puhkame korra siin ja joome oma need joogid ära. Ja siis lähme vaatame edasi. Kell on hetkel 9:30, me just jõudsime majutusse tagasi ja käisime seal Michelin Guide restoranis söömas. Supp oli see Poola mingi rahvussupp, mis oli väga hea. Magustit oli ka koogel, mis oli ka väga hea, et paneks, kui punkte jagaks, siis paneks mingi 80. Teenindus oli ka kõik väga super. Aga jah, täna on lihtsalt väga-väga palju saanud erinevates kohtades söömas käidud ja kõht on päris täis, et nüüd ongi aeg tegelikult vaikselt magama end sättida. Kell on praegu kell 2 vist ja me alustasime oma päeva kell 7 hommikul äratusega ning me läksime kohe Schindleri muuseumisse ja nüüd me just lõpetasime hiidituuri Paveli lossis, mis seal taga on. Ning kuna me pole mitte midagi söönud välja arvatud hommikusöögi, siis me otsime mingit söögikohta nüüd. Nii, nüüd me kõnnime tagasi majutusse. Me just käisime söömas mingit traditsioonilist vorsti ja saia. Päris hea oli. Selline omamoodi kogemus saime püstialu seal koha peal süüa seda. Ning jah, nüüd me oleme tagasi majutusse ja homme on ka varakult ärkamine, seega vist natuke puhkame ja siis magame ära, et homme minna Auschwitzi. Nii, täna on meil siis 4. päev siin Krakowis ja täna on meil Auschwitzi päev. Ehk siis täna ma arvatavasti väga palju ei filmi, kuna mul endal oleks, ma ei tea, natuke imelik selline sünge koht, aga jah, täna me oleme põhimõtteliselt, oli vist 7,5 tundi, on see mingi giidiga tuur, sõidame sinna, vaatame seal ringi ja siis sõidame tagasi. Ja jah, ega täna meil tegelikult rohkem plaanis ei olegi, et ma võib-olla natukene midagi filmin, aga
pigem väga vähe. Ja eile me käisime siis õhtul veel shoppamas, käisime ühes kaubanduskeskuses, oli siis Primark ja TK Maxx, mis on nagu USA odav brändide pood. Ja esimene, või üks asi, mida ma sain sealt, on siis see filapusa selline hele. Ja ma panin kohe täna selle selga muidugi, et soe oleks, sest et praegu on hetkel vist väljas 4 kraadi, mis on üsna külm, aga saab hakkama. Ja jah, nüüd me hakkamegi siis liikuma selle tuuri kokkusaamise koha poole. Nii, meil on nüüd täna siis täispikk viimane päev siin Krakowis. Eile me käisime siis Auschwitzis, nagu ma enne ütlesin ka, siis ma väga ei filminud, või ma ei filminudki seal ja ma tegin ka minimaalselt pilte, sest et nagu koht oli sünge selles suhtes, see nägi väga ilus välja, see Auschwitz 1 just, aga jah, see ajalugu, mis seal kõik on väga sünge. Ma õppisin väga palju, see oli nagu väga hariv. Ehk siis, kui sul on ka kunagi võimalik ma sinna minna, siis ma kindlasti soovitan seda. Aga jah, ausalt öeldes ega ma eile öösel väga hästi magama ei jäänud selles suhtes, et mingi selline kripeldus või asi jäi hinge, et kurb ajalugu tegelikult ju. Aga täna on siis meil jah, viimane täispikk päev ja me lähme kunstimuuseumisse vaatama ning siis edasi jalutame lihtsalt vanalinnas ringi, võib-olla käima ühes kaubanduskeskuses veel ja siis ongi viimane õhtusöök ja tuleme tagasi oma majutusse ja hakkame pakkima asju. Et ja, võtan siis tänasele päevale kindlasti kaasa. Ja tahtsin tegelikult ühte asja veel rääkida, et meil on selles suhtes siin muuseumitega vedanud, sest et me oleme kuidagi oma päevad planeerinud niimoodi, et me oleme põhimõtteliselt reisi esimeses pooles igasse muuseumisse tasuta sisse saanud, kuna on mingid vabad esmaspäevad, siis vabad teisipäevad, aga seal on ka üks väga suur negatiivne pool on see, et samal ajal on väga palju teisi inimesi ka, ehk sissesaamine on olnud veitsalt tülikas, aga taaskord ei kurda, kuna me oleme saanud tasuta seda kultuuri nautida ja muuseumites käia. Aga huvitav on ka see, et siin on väga palju nagu klassireise, eriti me oleme kuulnud prantsuse keelt ja vanemad paarid UK-st ja niimoodi ja nii edasi. Aga jah, et turiste selles suhtes tundub, et on siin, kuigi ei tundu selline turismi tippuaeg.
ametlikult siin siis viimane päev. Kõik kohvrid on pakitud ja nüüd me lähmegi sööme oma viimase hommikusöögi ja siis juba lähme lennujaama, et tagasi Tallinnasse sõita. Ja eile ma mõtlen, mis me tegime. Õhtul läks ilm veits kehvaks, vihm hakkas sadama, aga jah, me käisime siis kaubanduskeskuses, vaatasime ringi, seal oli väga palju inimesi. Oli aru saada, et see oli vist see kõige populaarsem kaubanduskeskus siin Krakowis. Ja siis me läksime sööma ja siis tulimegi põhimõtteliselt koju tagasi. Korra tegime uuesti tiiru seal vanalinnas ja that's it. Ehk siis viimane õhtu oli pigem selline rahulikum. Siin on siis väike kööginurk, nagu näha. Siin on söögilaud, siis on selline väike elutuba ja elutuba nurgakene nagu. Eks siin on siis suur mõnus voodi ja siin on siis selline suur peeglikapp, kuhu mahavad kõik riided ära. Ning siin on vannituba. Et dušinurk on väga mõnus, suur selline. Siis on peegel. WC, nagu ikka. Ja see on siis esimene ruum ja teine magamistuba on ka täpselt samasugune, aga seal on siis, ei ole kööginurka ja on natuke väiksem, aga vannituba sees suurem. Nii, ma olen nüüd tagasi kodus ja ma vaikselt lõpetan seda videot vist samas kohas, kus ma seda alustasin, pole päris kindel. Aga igatahes jah, ma olen tagasi kodus, Eestis. Olen natuke jõudnud ka toimetada, et näiteks esimene sats pesu on peale pandud ja pestud ja siis vaikselt kodus toimetatud. Aga nüüd ma lõpetan selle videokese ja loodetavasti näeme juba järgmises videos. Tšau!